Tere, te vaatate Kaitseliidu juubeliaasta saatesarja 13. saadet. Me oleme täna Kaitseväe polügoonil vaatamas seda, kuidas lähevad Tallinna maleva, Toompea malevkonna lahinglaskmised. 3 nädalat tagasi me olime siin Rapla malevaga ja Rapla malev oli väljas ühe rühmaga ja vahetusid jaod. Täna vahetuvad juba kompanii koosseisus rühmad ja eile oli Kaitseliidu 100. juubel. Elu ei koosne aga ainult pidudest ja juubelitest. Reaalsed õppused ootavad meid ja Kaitseliit hakkab liikuma juba 101. aastas. Kes sõjaväes on teeninud, teab, et kompanii on 3-4 korda suurem allüksus kui rühm. Lahinglaskmise positsioonidel vahetus järelikult ka palju suurem hulk võitlejaid. Toompea malevkonnal on lisaks käsirelvadele ja kuulipildujatele kaasas 90 mm tankitõrjekahurite lahingpaar ning tankitõrje granaadiheitjad Karl Gustav. Tihe lörtsine tuisk kattis päeva teisel poolel vaatevälja pea täielikult kinni. Ometi nendes mitte väga lihtsates ilmastikuoludes väntas Toompea malevkonna pealik leitnant Ilmar Raag, kes on avalikkusele enam tuntud kui filmirežissöör, oma professionaalidest võttemeeskonnaga videot. Kaategrupp positsioonidele! Ilmar, täna on siin nii ühtlasi sinu malevkonna laskmised, kui ka sa teed filmi, et kuidas need asjad niimoodi kombineeritud on? No minu meelest on loomulik, et niipea kui sa teed kineetilist operatsiooni, teed sa samal ajal ka infooperatsiooni. Ja see, mida me tegelikult ju harjutame, on arusaamine, et kui on ka päris sõda või päris kriis, siis ka sel hetkel tuleb kogu see logistiline ahel välja mõtelda, et näidata seda, et sa tõepoolest oled suuteline sõdima. Sest mingisugusel hetkel me peame ju rääkima kõikide nende liitlastega, kes jäävad väga kaugele ja kes ei saa aru, mis siin toimub tegelikult. Kui palju sul on mehi täna väljas on? Sul on ainult sinu malevkonnast on 1 kompanii väljas ja kui palju sul neid kompaniisid on? Kompaniisid on Toompea malevkonnal 2. Ja siis on veel inimesed, kes on nii-öelda bronni all erinevates riigiametites arvel ja kes kriisi ajal lähevad oma kohale, kus nad siis peavad tegutsema. Ja praegu on väljas ainult 1 kompanii? Jah, praegu on see nii nimetatud roheline kompanii, kes on siin täna tegemas lahinglaskmisi. Meil on ka alati päris suur osa seda seltskonda, kes on alles õppiv. Ka meie tankitõrjerühm tegelikult on sellisel lahinglaskmisel esimest korda väljas. Ja omamoodi need lahinglaskmised peavad olema just nagu eksamiks. Ja sina teed sel hetkel ühte filmi või videoklippi, mille jaoks ja millest ta näha saaks? See on mõeldud siis eelkõige meie YouTube'i kanali jaoks. Seda klippi me teeme eelkõige iseenda jaoks, et mäletada ja samal ajal teha ka kõike seda, mida võib-olla ei pea väga tõsiselt võtta. Tempo! Sa ei saa niimoodi, sul on jalad üle. Ei, siin võib olla. Võib küll. Ei, see ei lähe midagi, nägu ei tega käed. Lahinglaskmised on väga vastutusrikas õppus. Esiteks on see kallis õppus, sest lahingumoon maksab päris palju. Aga teiseks tuleb igal sammul jälgida piinliku täpsusega ohutustehnikat. Isegi siis, kui kõigil on kiivrid peas ja kuulivestid seljas. Kompanii on circa 100 võitlejast koosnev allüksus ja iga kaitseliitlane vastutab enda ja oma relva eest teadagi ise. Et kõik korrektselt välja tuleks, see nõuab nii võitlejatelt kui ka instruktoritelt eelnevalt päris pingsat tähelepanu. Muide, Toompea malevkonna tankitõrjekahurite meeskondadele on need lahinglaskmised esimesed. Ütlen ausalt, väljaõppe on sisuliselt alles päris alguses ja oleme neile tänaseks andnud tegelikult väga raske ülesande, et tavaliselt sihtmärk, mida lastakse, on veidi lähemal. Aga täna 450 meetri peal ja kindlasti ei ole lihtne ülesanne. Et panin välja ka väikse auhinna sellele, kes esimesel pihta saadud. Aga et ega ei ole mõtet ka 50 meetri pealt lasta, et see ei anna nagu mitte midagi. Kaugus on päris pikk, et ilm mängib siin eeldatavasti rolli, et kuidas nad näevad neid sihtmärke? Ilm mängib olulist rolli, ilm läheb praegu kogu aeg kehvemaks ja hindan, et neil on väga keeruline pihta saada. Päiksepaistese ilmaga on hoopis teine teema ja palju lihtsam. Positsioonil kohe relv laadida, kohe!
Nüüd on niiviisi, kui te olete sihtmärgi sihikule võtnud, jah? Tuleb siis tähelepanu lased. Laske ära kohe. Relv vinnasta ja kohe. Nüüd sõltub, kas ümber laadida või tühjaks laadida. Kohe sihturist sõltub kõik. Saate aru, jah? Kõik on näinud, kuidas mängufilmides teise maailmasõja lahingutes loobitakse käsigranaate. Tänapäeval on granaatide heitmiseks ka märksa suuremale distantsile, kui ükski tugevaimgi mees iial granaati visata suudaks, relvade all spetsiaalsed seadmed. Läheme vaatame, kuidas nende kasutamist harjutatakse. Polügooni laskealad on hoiatus- ja ohumärkidega piiratud. Kellel terve mõistus peas, sinna alasse niisama oma jalga ei tõsta. Õppetundi näeme oma silmaga. Defektiga lahingumoona juhtub olema ikka, aga millise mätta sisse see kukub, selle peavad pärast juba sapöörid kindlaks tegema. Aus oli peaaegu juba. Läks kitsele ka. Et lihtsalt see sama, et relva on hästi raske hoida laskmise ajal, et lööb nagu kõrvale. Ja see konkreetne moon on self-destruct moon, mis peaks 12 sekundiga hävitama, kui ta ei plaavata sihtmärgis. Ja siis nagu nägite, siis see self-destruct süsteem kipub alt vedama. Et üks pime jäi sinna, aga selle saame pärast ära lasta. Nii et pole midagi parata. Nii lihtsalt see ongi. Selle asendusega ongi ümberkäimilis. Hästi vähe liigutusi on vaja. Vinnastamine, kaitserivi kontrollimine, sihtimine ja plaks tehtud. Kuidas on tagatud lahinglaskmistel meditsiiniline abi, kui midagi peaks juhtuma? Meil on tegelikult 2 taset, et on tavaline, et õppuste käigus on ambulatoorseid pöördumisi pisivigastuste ja muude kaebustega. See on loomulikult see, mida me katame ka, aga põhiline, miks me siin oleme nii tavaõppustel, aga ka seekord siis lahinglaskmistel on see, et me oleme valmistunud kõige ootamatumateks ja halvemateks stsenaariumiteks, et päästa meie võitlejate elusid. Rahu ajal Kaitseliit ja Kaitsevägi teevad väga tihedat koostööd tsiviilmeditsiini struktuuridega, nii et kui meil on traumaolukord, siis me stabiliseerime kannatanu ja juba siis viime ette nagu plaani kohaselt siis lähimasse roll 1 või roll 2 haiglasse. Ennem selliseid suurõppusi nagu lahinglaskmised, kus teravamoonaga käib mitmetest erinevatest relvaliikidest laskmine, käib see rutiinsete õppuste käigus läbi mängimine. Õppuste käigus juhtub igasuguseid asju ja me oleme valmis reageerima nendele ja oleme ka reageerinud. Kui sa hakkad jooksma pendeldama, kui su pea läheb üle selle rinnatesse, siis ma ütlen, sa oled surnud. Hakkab sellest peale, et sina annad siis korralduse Kustile. Aga hääl korralduseks. Nii, hakka peale. Vastase saabub otse ees! 300 meetrit! Tanketõrje hävitab! Vastase saabub otse ees! 300 meetrit! Võiks hävitada! Leitnant Mägi on algajatele suurtükiväelastele, kes esimesena märki tabavad, pannud välja stimuleeriva auhinna. Kes lasi viimase paugu? Meie. Ei, kes oli sihtur? Sina, sul on konni sees viimane. Nüüd vahetate oma meeskonnad ära, Meie saime konjaki. Jah, see võis olla ka algajõnn, aga eks ma relvadega ja sihtimisega olen kokku puutunud ennegi. Kas oli kohe esimene otsus siis suurtüki peale minna? No otsus Kaitseliitu minna, aga sealt siis juba pakuti seda teed ja ma ei olnud selle vastu midagi ja siis oli juba alguses jutt, et võib-olla sihturiks. Mis ajendas astuma Kaitseliitu? Selle aasta aprillis. Mis ajendas astuma Kaitseliitu? No natukene ikka patriotism ja huvi nende relvade vastu. Et see oli nagu loogiline jätk, et ja omal ajal jäi sõjaväes käimata ja et noorem poeg käis sõjaväe läbi ja vaja vähemalt tallegi võrdne vastane olla. Karl Gustaviga nüüd lasti 4 korda, et kuidas tulemused on? Tulemused väga head, et tõsi, viimane kord üritati kaugemale sihtmärgile lausa pihta saada, et mehed läksid liialt optimistlikuks, et sellest lasid ikkagi mööda. Et Karl Gustav 450 meetrit natuke liiast oli, aga tankidele kahurist jah, 4 lasust 3 pihta,
450 meetri peale sellise ilmaga väga hea tulemus algajatelt. Pikksilma ega mingit optilisi abivahendeid ei ole ju kasutatud? Ei, 90-minutisel kahuril on ka optiline sihik peal, aga sellise ilmaga on see suhteliselt keeruline ikkagi, nii et arvestades seda, et tegemist on esimeses lahinglaskmiste osalejatega, siis väga hästi. Maailma kuulsaim sõjapealik, kindral ja keiser Napoleon Bonaparte ütles kunagi, et armee marsib vatsaga. Sõjavägi ilma toiduta pole enam võitlusvõimeline. Ja niisiis meid viiaksegi Toompea malevkonna ööbimislaagrisse ja kööki. Sellel alal peavad Tallinna maleva Toompea malevkonna võitlejad telkides mööda saatma 2 väga tuulist ja vihmast ning lumelörtsist ööd. Aga lahingus on nagu lahingus ikka. Mugavusi peale magamiskoti, kampsuni ja villaste sokkide eriti ei ole. Või Toompea malevkonna võitlejatel siiski on. Nende oma malevkonna legendaarne väliköök. Peakokk Oliver Bloom koos abilistega naiskodukaitsest on katelde taga ametis juba poolest ööst. Võitlejad teavad, et nende peakokk teeb neile alati väikeseid ja suuri ülimaisvaid üllatusi. Jõudsime siia kell 12:30 öösel või 12:30 öösel. Ja kohe panite katlale tule alla? Peaaegu kohe. Silmatäitki ei ole maganud, võib-olla 5 minutit. Ja siis 3:30 oli meil juba hommikusöögi ettevalmistus. Päevaks nüüd lõunaks, et on pasta hakklihaga, et mis õhtusöögiks on? Õhtusöögiks on indiapärane tikka masala, vürtsikas kasmes, riisiga. See on kana, jogurti, ingveri, küüslaugu, tšillipipra ja tikka masala kasmes. Kas see on nüüd see toit, millega see esimene Michelini täheke tuleb? Jah, see on täpselt see sama toit. Hommiku 3:30 saadik kogu aeg teeme süüa vahet pidamata, peaks ütlema. Ja mina olen täna hästi palju sibulaid koorinud. Meil oli 3 ämbrit sibulaid täna okkida. Lõuna ja õhtusöögi jaoks, et see on jah siuke. Hakkemise töö ongi kõige siuksem, põhilisem töö, mis me siin teeme. No, aga võitlejad on ju rahul. Jaa, võitlejad on rahul küll, et kiidetakse meid küll. Me ise oleme ka rahul tegelikult, et me saame siin olla ja niimoodi teha. Mis sind ajendab praktiliselt igal sellisel õppusel väljas käimas, et igale poole, kuhu meie jõuame, oled ka sina kohal? Ma tea, mulle meeldib. Siin on vaheldus ja no see on ka hea, et me saame toetada oma võitlejaid ju, oma kompaniid selle söögi tegemisega siin. Et nad saaks sooja sööki, eriti arvestades, milline ilm täna on näiteks. Nagu on öelnud üks tuntumaid kaitseliitlasi, kolonelleitnant Toomas Väli, on Kaitseliit reservväe õppekogunemine 365 päeva aastas. Vabatahtlikke tuleb vedada, tagant tõugata ja motiveerida, suutes neile maha müüa idee, nii et nad kõike ise teeksid. Kaitseliitlaste elu ja põhitöö on ju mujal. Nad peavad Eesti riigi ja ühiskonna hoidma toimivana. Kes majanduses, kes juriidikas, kes kultuuris, kes teaduses. Kaitseliidu asja teevad nad kõige selle muu kõrvalt, vabatahtlikult, eneseohvertusega. Kust tuleb Kaitseliidul järelkasv? Kuidas uue põlvkonna eest Kaitseliidus hoolitsetakse? Oktoobrikuu teisel poolel veendusime taas oma silmaga, et Kaitseliit on kogu pereorganisatsioon. Kui Harjumaal Oru koolimajas toimus noorte kotkaste ja kodutütarde sügislaager. Meie sügislaager sai alguse siis reedel, alustasime reede õhtupoolikul, see toimub terve laupäevase päeva ja pühapäeval. Viime läbi erinevaid tegevusi nii õues kui ka ruumides. Meil on topograafia töötoad, telgi püstitamised, meditsiiniõpet teeme ning lisaks riviõpet ja ka seiklusmänge lastele seiklusrajal. Kui palju lapsi siin on? Üle 200. Ja kus kohas kõik pärit on? Ainult Harjumaalt ju? Jah, üle Harju siis. Kuidas te siia valite neid lapsi, kes siia laagrisse tulid? Need on erinevad rühmad üle Harju ja siis need rühmajuhid on endaga kaasa võtnud. Kuidas me valime tegelikult niimoodi, kuidas meil on just nimelt neid rühmajuhte, kuna see on vabatahtlik töö, siis seal piirkonnas, kus on aktiivsemaid vabatahtlikke juhte, sealt piirkonnast on ka need noored. Üldiselt me katsume ikkagi tööd teha nii, et need oleks üle Harju.
et enamus Harju osadest on siiski kaetud, et meil on noori nii Nissist, Turbast, Keilast, Loksalt, Haibast, Koselt, et Paldiskist, et terve Harjumaa on ikkagi kaetud nende lastega ja nad on vanuses 8–18. Tulevad lapsed üldse meeleldi laagritesse või? Tulevad, väga hea meelega tulevad. See on väga hea võimalus noortele saada sellist haridust tasuta, sest meie poolt pakutavad laagrid on lastele täiesti tasuta. Nad saavad siin erinevat väljaõpet, meil on tagatud toitlustus, majutus. Suveperioodil me ööbime telkides, praegu me ööbime siin Harjumaal Oru põhikoolis ja lapsed saavad väga palju erinevaid tegevusi teha. Kui tihti selliseid laagreid Eestis siis noortele kotkastele ja kodutardele korraldatakse? Harjus on nüüd laagreid kuskil 4-5 suuremat laagrit aasta jooksul. Meil on 4 põhilaagrit ja siis on sellised matkamängud. Need laagrid kestavad tavaliselt niimoodi 2-3 päeva või nädala või? Ja kõige pikem on 4-päevane suvel ja teised laagrid on 3 päeva ja on ka siis sellised 1-päevased nagu talvepäev, kus me tuleme kokku ja võtame aasta kokku ja teeme midagi vahvat. Uks jääb siia minu poole, maja poole, kooli poole jääb uks. Nii tõmbame telgi nüüd täiesti laiali. Uks on seal. See on tagurpidi. Meil vist on jah natuke tagurpidi. Uks on siin igatahes. Nii, nüüd on õigesti. Nii, kus uks on? Ja uks on vaja nüüd siia minuga samasse suunda saada. Kuidas saada? Väga hea, tooge nüüd telk 1 meeter siia poole, et sinna muusse jääb. Väga hea seis. Laske maha. Nii. Kui täiskasvanud oma nina laste asjadesse topivad, siis tahaksid nad esimese asjana ikka küsida, et kas kõht on täis ja tuba soe. Nii ka meie. Esimese asjana vaatasime kööki. Mis te lastele siin süüa teete? Me teeme makarone hakklihaga. Eile õhtul oli borsisupp ja õhtuks on kanapada. Ja homseks on seljanka ja kohupiima küpsise tort. Vanemad kodus peaksid väga vist rahul olema, et lapsed nii hästi laagris süüa saavad. Nad saavad hommikul said ilusasti kõik lapsed kõhuputru täis ja võileiba said ja kõik olid väga rahul. Kas teie jaoks on naiskodukaitses on see mingisugune kokandusalane väljaõppe ka ühte selleks, et te peate 260 inimest siin selles laagris ära korraga toitlustama? Jah, praegu on see, et 8 naist õpivad, kuidas välikateldega süüa saab teha. Nii et nad on esimest korda, enamik on katelde ääres esimest korda ja mina siis õpetan neid, kuidas see värk kõik käib. Kuidas selle menüü paika panete, et mille järgi te seda valite? No valime selle järgi, kui palju on lapsi ja millised tingimused on ja millised on kohapealsed võimalused. Et kui on mida rohkem on, seda siis keerulisemaks need valikud lähevad, menüüvalikud. Lapsed on siiamaani, kohe me nende käest küsime, nad juba kogunevad meie ümber siia vaatama, et lapsed on toitlustamisega rahul. No loomulikult soe toit ja ise tehtud ja ei ole mingit hamburgeri ega hotdogi, sellist asja me väliköögis ei paku. Kes te oma eraelus olete? Mina olen kontoriinimene, täitsa tavaline kontoriinimene ja naiskodukaitse on minu jaoks vabatahtlik ülesanne. Kuidas te selle laagriga rahul olete, mis te siin on? Hästi. Hästi olete rahul, jah? Mis asju te siin täna teinud olete juba? Mängisime jalgpalli, õppisime seda sõlmi. Nüüd hakkame telki. Nüüd hakkate telki üles panema? Ja kõik need asjad on põnevad teie jaoks ka? Te olete kõik noorkotkad ja kodutütred või? Jaa. Päris pisiks ka te olete juba ju? Kuna sina näiteks oled? 8 ja ma käin 3. klassis. Kes su nimi on? Lisel Värv. Sinu nimi? Kaspar. Sten-Erik. Elise. Hendri. Tabuda. Tema on õde, jah? Reinor. Steven. Üks tüdruk ei taha. Eva-Liisa. Aveli. Anette, Eliis. Eliis, jah. Et lapsed, kas te teate seda, et Kaitseliit saab 11. novembris, on ainult paari nädala pärast, saab 100-aastaseks? Te olete nii vana organisatsiooni liikmed. On teile keegi rääkinud sellest, et Kaitseliit saab 100-aastaseks? Ma olen kuulnud. Sina oled kuulnud, jah? Ma olen ka. Sina oled ka kuulnud, jah? Ei ole kuulnud, jah? Ei ole, jah. Et Kaitseliit on, mille organisatsioon on ka noored kotkad ja kodutütred on 100-aastane. Mõtelge, kui vana see organisatsioon on ja kui palju enne seda on läbi käinud kodutütreid ja noorkotkeid enne teid.
ikka hästi palju inimesi. Sattume õppusele, kus räägitakse noorkotkaste ja kodutütarde tervitustest ja õpetatakse elementaarseid rivivõtteid. Ühiskonna huvid on tähtsamad kui enda huvid. Ma aitan ja teen head ühiskonna. Ja seejärel vaatame, kuidas endaga hakkama saab. Nii, seejärel need 3 näppu, mis siin on. Igal ühel on oma tähendus. Kodutütardel on väga lihtne. Mõelge oma tõotuse peale. Nii, hakkame mõtlema kodutütarde tõotuse peale kodutütarde. Tahan olla korralik ja aus. Järelikult esimene sõnum on. Korralik ja aus. Nii, lähme edasi. Armastada oma kodu ja isamaad. 13-aastane Ragnar Feldman tahab saada elukutseliseks sõjaväelaseks ja minna sõjakooli. Mis sa selle jaoks teinud oled, et sõjakooli pääsetakse, teed mingit sporti või? Ja ma teen sporti, ma harjutan mängude peal laskmist ja siukest. Mis sporti sa teed? Füüsiliselt sporti või? Ma jooksen, ma tegelen hästi palju kergejõustikuga ja praegu käin maadluses. Maadluses ka, jah. Kus koolis sa õpid ja mitmes klassis? Palski koolis 7. klassis. Kus sulle see mõte tuli üldse, et sa tahad tulevikus sõjaväelas hakata? Meie kooli tuldi, meie rühmajuht tuli rääkima kooli, et mida tehakse noorkotkastes ja siis mind hakkas see huvitama, siis ma uurisin palju selle kohta ja siis mind on sellest ajast see asi päris palju huvitama hakanud. 16-aastane Ave Kaljumäe on ise veel kodutütar, aga juba juhendab nooremaid. Võib-olla saab temast endastki kord noorteinstruktor. Aitan teha siis lõkketöötuba, et lõkkemankette ja siis aitan väikestel neid, kõigepealt räägin nendest lõkketüüpidest ja asjadest ja siis aitan neil see lõkke valmis teha. Kui mitmes laagris sa aasta jooksul käid? Väga paljudes, ma ei ole isegi neid kokku lugenud. Suvel on mingi 4-5 tükki raudselt ja siis neid on ikka päris palju. Ise oled kodutütar ja õpetad teisi juba? Just. Kas sa tahad suureks saades saada noortejuhiks? No ma olen mõelnud selle peale, aga ma pole sellest päris kindel. Et mulle meeldib noortega tegeleda ja minu arust on see üks tore asi, mida teha. Kus koolis sa õpid? Praegu ma õpin Tallinna teeninduskoolis pagarkondiitriks. Kui vana sa oled? 16. Külastanud mõnd sügislaagri õpituba tabab ajakirjanik ennast mõttelt, et mitme teema puhul võinuks ka vanema põlve reporter huviga osaleda. Näiteks söögi- ja mürgitaimede töötoas või enesekaitseloengus. Kuid huvitav oli ka õppeklassis, kus näidati, kuidas käivad noorkotkaste ja kodutütarde vormidele nende erialamärgid ja teised tunnused. Jah, ütlen ausalt, proovisime ise panna 9, nägi väga inetu välja. Siis võeti vastu otsused panevad kusjuures poisid võivad saada märke tunduvalt rohkem. Näete, kui palju on poistel märke siniseid siin. Aga kanda saavad 6 korraga, nii et tal võivad olla kõik need 62 märki. Aga sel päeval, kui ta välja läheb, valita, mis ta siia peale paneb. Marko Saar alustas oma sõjaväelase ja kaitseliitlase karjääri 20 aastat tagasi noorkotkana. Nüüd on temast endast saanud noortekotkaste instruktor. Kas tänapäeva noored on natukene memmekamad kui vanasti oldi või vastupidi, et on agressiivsemad või? Sõjaväest vaadates siis kahjuks küll, sest paljud lasevad kehalisest poppi, tulevad sõjaväkke ja nende tase on väga madal. Mulle öeldi, et olite ise noorena noorkotkas. Jah, ongi küll aastast 99 siis. Aastal 99 aastaste noorkotkas? Jah. Mida teist kaitseliitlane sai? Ametlikult 2001. Aha. Et mida teie oma enda noorekotka ajast mäletate? Uued sõbrad, palju metsas käia, uusi metsatarkusi, neid asju oli palju. Ja ettevalmistus sõjaväeks, see oli väga hea kasulik. Kas see, et te olite noorkotkas, aitas teid teie elukutse valiku? Võib öelda küll, jah. Et see oli üks väike seeme, mis jäi hinge ja nüüd ma siis olen elukutseline. Nii et noorkotklus on selline täiesti kindel asi, kust nagu tulevad järelkasv meie professionaalsetele sõjaväelastele või kaitseliitlastele? Jah, kui tase on hea õpetamistase, siis et seda ei rikuta ära mingi ebameeldiv asjaga, siis inimesel hakkab see meeldima ja see jääbki talle sisse. Kaitseliit saab 100 aastaseks, mõne nädala pärast. Mida see teie jaoks tähendab või kas need lapsed, kes praegu on, saavad aru sellest, et nad on nii vana organisatsiooni liikmed? Ma arvan, et kindlasti saavad, aga põhiline, et hoida ikka lippu kõrgel. Kaitseliit ei toppi lastele relvi kätte.
muidugi Kaitseliit on sõjaline riigikaitseorganisatsioon ja lapsed mängivad vahel ka sõda. Toimuvad Airsofti võistlused. Lastele tutvustatakse nii Kaitseliidu organisatsiooni kui ka karjäärivõimalusi sõjaväes. Ja räägitakse riigikaitse aluspõhimõtetest. Kantakse vorme ja tehakse vahest rivitrilligi. Noorkotkad ja kodutütred on ju Kaitseliidu eriorganisatsioonid. Põhimõte selles tegevuses on aga muu. Anda tuge uue põlvkonna Eesti patriootide kasvamisele. Olgu laste elukutsevalik hiljem siis milline tahes.